Delfi vormel 1 podcast ringiga ees. Ja tervist, head kuulajad. Käes on 14. aprill, kell on 12 minutit 18 läbi. Eetris on taas saade ringiga ees, et rääkida Bahreini GP-st, Oscar Piastri jõudemonstratsioonist ja kõigest paljust muust. Minu nimi on Kaspar Ruus, minu vastas istub vormelekspert Tarmo Klaar. Tervist. Ja paremat kätt isekanud F1-fänn Kaspar Kütt. Tere õhtust. Alustame vabatreeningutest. Ma arvan, Bahreini GP puhul siis, et ütleme, oli võib-olla tavapärasest rohkem sai vabatreeningute eel jälgitud vormelimeediat just selle nurgalt, et kes osalevad. Et olime siin eelmises saates ise ka spekuleerisime, oli veidi juttu, et äkki saab Paul Aron teha oma debüüdi, aga seekord Alpine seda võimalust veel ei andnud, küll aga olid 6 tiimil omad nii-öelda noorsõitjad kohal, et küsin alustuseks teilt mõlemalt, kas üllatas, et Aronit veel sel nädalavahetusel ei näinud? Tegelikult otseselt vist mitte, aga ütleme nii, et mõneti üllatav oli see, et mulle tundus, et meil jäi Alpiini poolt midagi just pärast Jaapanit rääkimata, et nii-öelda Tuhani vigastuste tõsiduse üle, et pärast ju spekuleeriti, et pärast tema seda suurt õnnetust vabatreeningus, et tal ikka korralikult käele haiget teinud või siis mingid muud jutud, et küllap ikka mingi peapõrutuse, mingi taoline teema, aga päeva lõpuks tundus, et midagi niivõrd tõsist ei olnud, aga küsimus oli jah, siis siin kolmapäev-neljapäev enne etappi, et äkki Tuhan peab üldse terve nädalavahetuse vahele jätma ja see kohe siis tekitas ju muidugi lootust ka, et no nüüd on nagu Aronil eriti selge võimalus. Eriti just, tema on koha peal. Eriti just sellepärast jah, et Aron on ju kohal, aga keda ei ole, on siis ju nii-öelda teine varusõitja Franco Colapinto. No minu jaoks mõnes mõttes oli ikkagi üllatav, et ei pandud teda autosse, sellepärast, et jällegi, nagu seal need ametliku televisiooni kommentaatorid ütlesid, et kõige ohutum koht peaaegu sarjas, kus neid uustulnukeid jooksutada, sellepärast, et päris keeruline ennast seal korralikult ära lõhkuda ja autot, kuigi nägime, et on võimalik küll. On võimalik küll ja loomulikult mäletame seda väga dramaatilist Grosjeani avariid siin aastaid tagasi, kus Haas pooleks läks ja läbi piirete ja veel põlema ka. Et ma ju ka eelmine kord spekuleerisin, et oleks nagu õige koht, sellepärast seal ta on võistelnud, seal ta on kiire olnud, seal ta on testinud seda eelmise põlvkonna vormel 1 ka, aga selline oli võistkonna otsus ja nii oli ja selle Tuhani, ütleme, vigastuse kohta eelmises saates me ei saanudki väga palju rääkida, sellepärast me tegime selle saate nii kähku, me praktiliselt tund aega pärast... Puudus ju teadmine. Just, võtan enda peale selle. Oled süüdi, jah? Me olime nõus jälle, nii et me oleme kaassüüdlased. Et see on see võlu ja valu, et kui sa teed vahetult peale finišilippu, nagu me nädal tagasi tegime seal praktiliselt tund aega pärast finišilippu langemist olime siin stuudios, siis sai valdagi kogu informatsiooni. Võib öelda samamoodi nagu nüüd jälle meil on rohkem informatsiooni seoses võistluse sees toimunud asjadega. Et nii see käib, aga lühikokkuvõtte kuuldust on jah see, et Aron oli ikkagi reservsõitja, ametlik reservsõitja, klapid peas, vahetult ennem starti ka näidati teda meile ja vilksamisi ma nägin, et Ando Aron isa oli ka seal kohal. Et see ongi osa sellest protsessist, ettevalmistusprotsessist, et ta võib ju küsida, et mis ta seal molutab siis klapid peas, aga tegelikult ta saabki ju kogu selles protsessis sees olla, ta kogub kogu seda informatsiooni, mis talle vajalik on selleks juhuks, kui teda istutatakse autorooli ühtäkki. No olgem ju ausad, näiteks etapivõitja Piastri, mida tema tegi terve 2022 hooaeg, tema täpselt samamoodi nagu Aron istus ju kõrval ja tema ei sõitnud vahepeal mingid etappe, et täpselt samamoodi kogus infot ja ma arvan, et see on väga väärtuslik aeg, et võib-olla mõneti tänu sellele ta on ka praegu nii heas vormis on, et tal oli see aasta aega siis nii-öelda maha rahuneda ja mõtteid koguda ja ette valmistuda, et ei saa nagu öelda, et Aron nagu mõtetult tiksuks praegu seda testisõitja aega. Ei, loomulikult mitte sellepärast, et see ongi see, et sa kuulad seda raadiosid, et mida räägitakse, millal räägitakse, miks räägitakse, pärast kõik need koosolekud, enne võistlust koosolekud, seal ta ju minu arusaamist mööda on igal pool osaline, nii et teda püütaksegi nii maksimaalselt ette valmistada, kui see vähegi võimalik on, nüüd ole lihtsalt mees ja võtta see info vastu kõik. No selle varusõitja rolliga ongi see huvitav asi, et ühtepidi meile
noh, meie all ma pean silmas siis nii-öelda televaatajaid ja fänne, kes kaasa elavad, et jess, ta on nüüd koha peal, aga ütleme, kui ta on Enstone'is simulaatoris, siis tegelikult seal ta saab kõvasti rohkem tiimi aidata ja seal ta võib mõneti ka, kui ta annab väga head tagasisidet erinevate, ütleme, seadistuste kohta, siis sellega pannakse tegelikult see, ütleme, kõige suurem alus veel võistlema saada. Absoluutselt jah, et need tagumikutunnid, mis simulaatoris teed, et need on väga, väga olulised ja ütleme nii, et spekuleerime on ju, aga tegelikult Alpiinil oli ju väga hea seadistus antud nädalavahetuseks, et kes teab, äkki oli Aroni käsi selles, et äkki tema leidis midagi simulaatoris, et kes see teab, aga igal juhul tore mõelda. Ja nii palju siis veel, et Alpiinil teatavasti, mida ütles ka Oliver Oakse välja tiimi pealik, et jagunebki üsna laias laastus pooleks, et mingil etapil on ala Aron koha peal, Collab Pinto simulaatoris ja vastupidi, et eks me näeme mõlemaid variante veel sel hooajal korduvalt. Ja arvata võib, et nüüd selle nädala lõpus on Aron jälle seal, kus meil on siis Saudi-Araabias. Ei ole pikk maa, jah? No just, et need etapid on ju, ütleme, distantsiliselt ka nii lähestikku, et see on igati loogiline, kui meie Paul on nädala lõpus jälle platsis. Aga kes siis võimalus said? Aston Martinist Felipe Drugovich, Williamsis Luke Browning, Mercedeses Frederik Vesti, Ferraris Tino Beganovic, Red Bullis Ayumu Ivasa ja Haasis meile tuntav juba Rio Hirakawa, kes siis vahepeal ju koliski Alpiinist, kes oli ka Alpiini varusõitja ja kolis nüüd Haasi leeri üle. Üleöö niimoodi jah, et oli, mis ta siis tegi seal, reedel tegi esimese vabatreenigu Jaapanis, pühapäeval oli veel varusõitja ja esmaspäeval tuli juba teada, et nüüd on hooaja lõpuni Haasi varusõitja, aga see Hirakawa käik on igati loogiline, sellepärast, et esiteks ta on Toyota palgal, ta on Toyota kestvussõidu meeskonna liige ja Haas teeb ju tihedat koostööd sellest hooajast Toyotaga. Nii on. Aga ütleme, esimene vabatreening, Norris oli kiirem, Gasly teine, Hamilton kolmas. Alati vabatreeningust ei saa kõike välja lugeda, aga see teades, mis edasi sai, Gasly teine aeg oli väike indikaator, et Alpiin on millegagi nüüd väga tekesse pand. No täpselt jah, et päris jah, täpselt, et on ka ennegi juhtunud siukseid nagu ühekordseid üllatusi, aga midagi järelikult läks väga õigesti ja ütleme nii, et teine koht ei olnud juhus, et Alpiin nii kõrgel oli Tuhan ka 7, et mõlemad sõitjad olid ikka midagi leidnud nüüd siin selleks nädalavahetuseks. No ütleme see esimene vabatreening, eriti seal Bahreinis, kus siis esimene vabatreening sõidetakse päise päeva ajal lõõskava päikese käes, kus oligi õhutemperatuur ja rajatemperatuur oli 20 kraadi kõrgem võrreldes talviste testidega. Radikaalselt teised olud. Et seda toonitati seal koha peal ka siis seal ametlikus televisioonis, et need Briti kommentaatorid, et tegelikult see teine vabatreening on A ja O, sellepärast ajaliselt see langeb kokku kvalifikatsiooni ja võistluse ühe osaga. No näiteks nüüd selle nädala lõpus langeb siis võistluse esimese osaga kokku teine vabatreening. Et, ja konkreetselt langeb kokku üks ühele ajaliselt siis kvalifikatsiooniga, nii et selles mõttes jah, mõistlikum on vaadata seda, mis seal teisel vabatreeningul toimus, aga muidugi, mida ei väsitud ka seal kordamast jälle, et nii mõnigi noorsõitja või teisipidi, et selle Bahreini raja asfalt on vanem kui mõnigi uustulnuk sel aastal. Miks seda küll niimoodi kogu aeg korrati, võib mõni küsida, lihtsalt küsimus on selles, et aeg-ajalt uuendatakse seda asfaltkattet. Aga Bahreinis pole seda sellest ajast peale tehtud, kui esimene etapp sõideti ja see esimene etapp sõideti mälestus, ütleme siis niimoodi, et kristlaste maailma jaoks sellisel märgilisel kuupäeval, mul on see nii selgelt mällu sööbinud, see esimene etapp Bahreinis peeti 04.04.04 4. aprillil 2004 ja sellest ajast peale on siis see asfaltkate püsinud, ainult mida on tehtud, on seal stardifiniši sirge pidurdusmaa peal on teda natukene nii-öelda maha freesitud. Ma olen ise mõelnud, et huvitav, et palju seda kihti veel järgi seal on, et kui sa maha freesid, siis asfaldi kihti jääb õhemaks, aga igatahes on neid ebatasasusi seal maha saadud, aga asfalt üldiselt on see sama, jah, mis esimesel etapil. Ja teisel vabatreeningul siis Piastri, Norris, Russell, Leclerc, Antonelli, Hadjar, Verstappen 7. Ütleme, Red Bullil, kui Verstappen pigistas Jaapanis, tegi ikkagi
fantastilist imesõitu igal pool, siis ütleme, hakkas vaikselt paistma, et Bahreinis ei tule enam nii kergelt see. Aga isegi nii kõikvõimsa sõitja kui Verstappeni jaoks. Kusjuures seal vabatreeningutel juba hakkas see jutt pihta, kui ma vaatasin, et piduritega oli mingi probleem Verstappenil, minu meelest Tsunodal ka, aga Verstappenit lasti rohkem ja auto tasakaaluga. Et selles mõttes nad olid üllatavalt hädas seal, et tavaliselt on niimoodi, no mis tavaliselt, valdavalt on nii, et seal rajal, kus on tehtud läbi viidud need talvised testid, sealt on seda informatsiooni nii palju, et see rivi on hästi koos ja mingisuguseid erilisi üllatusi ei tule. Aga seekord oli tõesti niimoodi, et Red Bull ei saanud hakkama, ütleme siis niimoodi. No, kolmas vabatreening ka enne veel, kui läheme kvalli juurde. Markeerime ära Piastri, Norris, Leclerc, siit ka midagi või võtame laupäev ette? Teatud muster hakkas välja kujunema just nagu selle Piastri ülekaalu suhtes on ju, mainime ära selle vahe üle ligi 70 oli 0,668, et ma tõesti ei mäleta, millal niivõrd ülekaalukalt oleks neid vabatreeninguid võidetud ja vaatame ringi arve ka. Piastri sõitis 5 ringi vähem kui Norris, et juba hakkas nagu suht selgelt tunduma, et tema on nagu see parem McLareni sõitja sel nädalavahetusel ja tundus ka nii, et McLarenid saavad olema need autod, keda tuleb üle trumbata. Ma küsiks kvalifikatsiooni eel veel seda, et räägime sellest hiljem ka, aga juba hakkas kuidagi vaikselt silma paistma, mida arvast see oli enne kvalifikatsiooni juba, et Lando Norris kuidagi nagu, ma ei tea, tujutu või nagu nõutu või kuidagi veidralt vara jäi mulle mulje, et ta kuidagi nagu väga löödud olekuga. Kuidas teile mulje? Jah, ütleme nii, et võib-olla hakkas juba nagu Jaapani järgselt see tujukus pihta, et Lando võib-olla läks juba käesolevasse hooaega eeldusega, et ta on selge favoriit ja need võidud hakkavadki lihtsalt tulema, aga ütleme, et reaalsus on näidanud siin esimese 4 etapi põhjal, et ta peab ikka tõsiselt pingutama ja võib-olla ta arvas ka, et Piastri saab olema natuke lihtsam saak, kui ta samamoodi nagu ta eelmine hooaeg oli, aga et Oskar näitab praegu, et ka tema suudab väga hästi tiitlist heidalda, võib-olla isegi paremini kui Norris, et kes teab. Aga Norris mingisugune tujukus on tal ja see just peegeldub selles, kuidas ta võib-olla meediaga suhtleb, võib-olla rohkem, kuidas ta iseendaga suhtleb, on ju, et süüke mentaliteet, et kui midagi läheb valesti, siis ainult mina olen selles süüdi ja mingit lahendust ei olegi, on ju, et lihtsalt peksab ennast kuniks saab ja justkui nagu ei otsigi mingit lahendust olukorrast, et see on suht mõneti isegi valus vaadata. Eks ta otsib ikka, aga kuidagi nõutus on, ma ütleks see on või kuidas sul on mul jäänud? No oli kuidagi, ütleme siis liimist lahti, et see kvalifikatsioon näitas selle ka ära, et midagi nüüd ei klappinud ja olgem ausad, eks seal sõidus sees ka, start tuli küll hästi välja, aga üldiselt ta oli kuidagi miski teda häiris ja ma eeldan ka, et häirib teda see, et olgem ausad, hooaja algusest peale on Piastri olnud tegelikult väga tugev. Ja täpselt, ma arvan, ongi see, et Piastri ei jää siin, nagu eelmine hooaeg oli ju see, et Piastri on seal kusagil 20-25 sekundi kaugusel, selline turvaline või puffer on olemas, aga nüüd on nagu see, et isegi kui Norris võib-olla siis kvalifitseerub eespool, siis Piastri on kogu aeg taga annul on ja ta ei kao kuhugi ära, et Austraalias saadik on ütleme, et kui Piastri oleks millimeetri võrra rohkem välja sõitnud Austraalias kui Norris, siis ta juhiks praegu seda punktide arvestust, nii et tõepoolest. No kvalifikatsioon, võtame tagant poolt Pierman, Stroll, Portoleto, Lawson, Hülkenberg jäid siis välja, Albon jäi ka välja, aga mis oli sellega huvitav, kui nüüd nendest kohtadest rääkida, 45 minutit kas see oli peale esimese sessiooni lõppu või peale kvalifikatsiooni enda lõppu, igastahes tühistati siis Hülkenbergi ringiaeg, mis tähendas, et tema aeg kadus ja Albon, kes ta taha jäi, õigemini Hülkenberg esialgu see edasi, et Albon, kes ta taha jäi, ei saanud sellega Q2 jätkata. Jaburus ju, selles mõttes nii kaua aega võtab. Naeruväärne on ja see FIA põhjendus ka sisuliselt, et
enam-vähem oligi nii, et me ei mõelnudki selle pealt Hülkenberg, miks me peaks Hülkenberg, ta on nii madal ja kui on madalam otsa sõitja, siis ei olegi põhjust vaadata, sisuliselt oli see FIA põhjendus, miks nad alles 40 minutit hiljem siis Hülkenbergi videoid vaatasid, et aga jah, selles mõttes Williamsilt ja Albonilt rööviti sisuliselt võimalus Q2-s osaleda, et totter olukord, ega siin ei ole väga midagi. No nad tegid selliseid imelisi otsuseid veel, eks me jõuame veel rääkida, et mis nüüd ka takkajärgi pärast võistlust välja tulid ja mida mitte jälle, vaid tegid otsuse ja siis tühistasid, aga sellest räägime siis, kui jõuame sõiduni. Nii et selles mõttes muidugi see on ääretult ebaaus, sellepärast et me ju teame, kui on see esimene kvalifikatsioonivoor, kõik 20 on rajal, kõik tahavad korraga seda viimast kiiret sõita ja siis hakkab see tants ja trall pärast voorust väljalangemist pihta see jutt, et liiklus oli rajal, ka imet. Ei olnud võimalik, kui mitte kuidagi ei saanud sõita. No ja nüüd Albonil ka ilmselgelt seal oli siis rehvid ettevalmistusega, jäi keegi ette, mis iganes. Ja nüüd, kui sa ka 15-ndana saad edasi, see tähenda ju seda, et sa ei pruugi edasi pääseda 10 kiirem hulka. Nii et see võimalus tal paraku võeti ära. Üks asi Alboniga veel, mis meelde tuli, ta sai ju esimese vabatreeningu puhul ju ka trahvi. Jäi oma noorele mis siin oli, Luke Browningule ette. No, aga selle kohta ma ütlen jälle, et see oli nähtavasti jälle samamoodi selle võistkonna viga, et Luke Browning, kes siis asendas meil Sainzi, eks ole, oli kiirel ringil. Ja see oli ikka küll niimoodi, et Hadjar oli, ütleme, parima vaatega tol hetkel ja see oli ikka nii napikas ja seal on need kiirused nii suured, et see oleks olnud küll mingisugune, ma ei oskagi öelda, halekomöödia, kui oma tiimi omad panevad kokku ja seal oleks arve ikka väga suur olnud. Iseendale siis ja eriti veel Williamsi poole. See nii hädas on kogu aeg. Täpselt, sinna see hooaja eelarve läheks sisuliselt, jah. Aga jah, see ütleme nii, et veel vähe sellest, et rahaline arve, siin oleks võinud ju nagu õnnetult ka lõppeda see kokku selles mõttes, et Williams oligi millimeetrite kaugus, ikka päris suurest pläkist et õnnelik või hästi, et niigi läks. Mis minu jaoks on veel tobe, Albon sai, või tiim Albon sai 7,500 eurot trahvi. Carlos Sainz eelmisel etapil Jaapanis hilines, see meil ei ka rääkimata. Ma vabandan kõigi ees. Hilines kõhuprobleemide tõttu 5 sekundit. 5 sekundit hümnile, just, jah. Hümni kuulamisele, jah. Selle eest 10 000, pool tingimisi, aga kokku 20 000, 10 pidi ära maksma ja 10 tingimisi. Jah, nii pidi. See hümnil inimene, see trahv selleks, see on ka müstiline, aga see on suurem karistus kui see, kui sa rajal ükskõik kelle põhjusel ikkagi potentsiaalselt eluohtlik olukorra tekitad. Aga see põhjendus oli huvitav, et miks selline trahv üldse ja nii, sellest võib aru saada, kui keegi sihilikult jätab sinna minemata, nad ju teavad reegleid, see on tänasel päeval vist, kas see on 14 minutit ennem rehvisoojumisringile minekut on see hümni mängimine. Et kui sa jätad sihilikult minemata, siis sa nii-öelda ei austa seda riiki, eks ole. Sa see ei ole viisakas käitumine, eks ole. Nii, väga hea, ütleme, Sainzil oli ka arstitõend, see on otsus mõttes. See on jabur, et üldse pidi sellegi välja esitama. Sisuliselt sellepärast ma pidin vetsu minema ja sa pead arstilt küsima, anna mulle luba, et ma võisin vetsus käia. Tal olidki kõhuprobleemid, nagu tihtipeale on tippsportlastel, kui nad ühest riigist niimoodi teise lähevad ja hästi lühikese aja pärast sinna saabumist on võistlus. Organism ühel hetkel ütleb ei kõigele sellele keskkohale, et ei võta toitu vastu, ei võta, ma ei tea midagi, et võtta vastu. Väljutab väga kiiresti. Nüüd minu küsimus on, et huvitav küll, kui ta nüüd oleks ammad ristis ja jalad ristis läinud sinna hümni kuulama ja andke andeks mulle, ennast täis sittunud. Kas siis oleks ka trahv järgnenud selle eest, et ta nii-öelda ei austa vormel 1 või kahjustab vormel 1 mainet sellega, et ta on ennast täis pasandanud. Et see FIA on paiguti muutunud küll
Mohammed Ben Sulayemi juhtimisel kuidagi naeruväärseks, ütleksin mina isegi. No tuletame meelde Kimi Räikköneni, kes ütles ju legendaarsed sõnad, kui Martin Brandl küsis ta käest, et miks sa ei olnud mingisugusel Pele mingisugusel Michael Schumacher ja Pele elutöö auhind. No 2006 Schumacheri tollane viimane etapp on ju. Kimi Räikkönen, I was having a shit. Ja tead, mis kedagi, oli hea põhjendus. See on legendaarne praeguseks, see ei ole karistada. Inimene peab hädal käima, see on ju inimlik. Ja kes on, ütleme, eks ole muudel spordialadel ka, aga mina olen ka kunagi natukene võidu veerenud. Mina olin kunagi Kalevi suursõidul kõrvuti Lembit Eeseluga, sama põõsa taga praktiliselt ennem. Tema start oli küll enne minu oma, aga midagi ei ole teha, organism töötab. Trahvi ei saanud? Ei, see tol ajal ei saanud. Ma soovitan ka kuulajatel Jaan Martinsoni võttis ka, ütleme, talle omaselt irooniliselt asja kokku, aga pealkiri oli juba see, mis me ka siin rääksime, olgu vest püksis ja ving üleval, aga hümni tuleb kuulata. Jah. Aga lähme siis kvalifikatsiooni juurde tagasi. Teine sessioon, Esteban Ocon oli, ütleme, kuidas ma ütlen, suurim nii-öelda ohver või ügestas tema siis sõitis välja, auto sai omajagu kannatada ja ei tulnud temal sealt enam teises sessioonis siis ringiaega, mis juhtus? No väga keeruline oli tulla see ringiaega. Kui sa ka tiiba ei ole. Kui auto on sotiks sõidetud, mis seal ikka oli, sõitis, muidugi see oli natukene üllatav koht, eks ole, ühest küljest, aga see esimene, teine, kolmas kurv, selline kurvide kaskaad, seal mis ta on siis, esimene on parem, teine on vasak, vasakust välja kiirendades sattus välisäärekivile, kolmanda kurvi nagu siseäärekivile nii-öelda liiga palju ja kaotas ju auto üle kontrolli. Selles mõttes see oli puhas sõitja viga ja mis nagu iseenesest hea, Ocon ise tunnistas ka, siin on nagu mitte ühtegi sellist nagu tehnika süüdistamist, nagu Ocon ise, vabandust mehed, minu käkk on. See oli esimene sõnum, sorry. Täpselt, jah. Aga sealt edasi Alonso, Hadjar, Tuhan ja siis, mis juhtus lõpuks? Q3 10 sekka jõudis 2 Red Bulli. Yuki Tsunoda tegi selle ära lõpuks. No te ütled, et Red Bulli oli halb nädalavahetus. Neil oli 2 autot Q3, palun. Tõestus paberil olemas, et Red Bull on arengu teed. Aga see on nagu kuidagi tundub, kas või nii lähimineviku pealt nagu veider, et see on sündmus. Meil on 2 Red Bulli top 10. Aasta aega tagasi olid meil Red Bulli top 2, et see on, aga võt see näitabki, kui kiiresti need asjad võivad muuta. Meil ju see, ütleme nii, et Red Bulli teise sõitjate allakäik toimus ju sama kiiresti, et üks etapp oli Perez teine ja järgmine oli juba kusagil, ma ei tea, 15-16 on ju, et see, asjad käivadki nii, aga ütleme, mida see näitab, on see, et Tsunoda ikkagist vast on see õige valik praegusel hetkel siis Red Bullile, et ütleme, et ilmselt see tema tehniline taip ja lihtsalt kogemus aitasid ka siin vahepeal selle kiire nädalaga mingeid muudatusi teha ja ilmselt ei ole auto ikka seal, kus nad tahavad, aga vähemalt on ilmselt mingi suun nüüd, kuhu poole liikuda Red Bullil. Kvalifikatsiooni see lõpp oli väga põnev jälgida, kes näitasid väga head kiirust, mõlemad Mercedesed, Russell, Antonelli tulid sealt järjest, aga kes võttis ikkagi ära Piastri. Piastri sellega pani selle nii-öelda kõva aluse ja näitas ära, et sel rajal, sel nädalavahetusel talle vastu saada on üliraske. No ongi jah, et see oli sisuliselt esimesest vabatreeningust saadik on Piastri olnud see tugevaim sõitja ja oligi kvalifikatsioonis ju, või Piastri sõitis jah, esimeses nii-öelda kolmanda kvalifikatsiooni esimeses kiirete ringifaasis sõitis juba päris hea aja ära, aga siis järjest tulidki, korraks oli isegi, ma vaatasin, et Antonelli võib meil võtta siin elu esimese stardiplatsi, aga ikkagist lõpuks tuli Piastri ja näitas, et vähemalt tema viis McLareni sinna, kus nad praegu peavad olema, aga Norris omakorda käkkis juba esimeses kurvis oma kiire ringi ära ja niimoodi vaikselt mossitades siis vedas auto ikka lõpuni välja. No ja Sainz lõpuks hakkab ka nagu vaikselt selle Williamsiga sina peale saama ja Gasly Alpiiniga, et see oli ikkagi sõna otseses mõttes kõva sõna, et eks selleni kohe jõuame, aga kui finišilipp langes, siis ta oli 5 kvalifikatsioonis ja kaotas Antonellile ainult 3000. Ja Antonellilt loomulikult väga-väga tugev etteast, et ta on ju väga noor poiss, 18,5 aastat vana
ja 18 pool aastat vana, aga sõidab nagu vana kala juba, ma ütleksin niimoodi. Et väga hea mulje jättis, aga tõesti Piastri, ütleme vormel 1 mõistes oli ikkagi kvalifikatsioonis teistest peajagu üle. See ajaline vahe oli ikka väga suur. Oli, aga viisik, kohad 5-7 selles järjestuses Gasly, Norris, Verstappen. Eelmisel etapil see oleks muinasjut tundunud. Ja. Aga millega seal piin siis pihta sai? Ilmselt ongi lihtsalt õige see adistus. Ega seal muud ei ole. Siin ei saa, need asjad saavadki nagu muutuda nii kiiresti nädalasse, et... Jah, ütleme, rajad on erinevad ja pärast seda Jaapani sõitu ka suuremad spetsialistid kui meie siin 3 peale kokku analüüsisid seda Alpiini tulemust ja jõudsid järeldusele, võtsidki sektorite kaupa ette, et tegelikult Alpiini auto on väga hea. Probleemiks on jõuallikas ja seeläbi on ka igati mõistetav, miks siis nähtavasti Flavio Briatore mõjutusel muuhulgas langetati see otsus eelmine aasta, et nüüd 2026 visatakse see Renault pärast ära ja minnakse Mercedese peale, mis omaette on jabur, aga jällegi, kes autondusega kursis on, siis ütleme, osaluse kaudu need kontsernid on omavahel seotud, et ütleme, Mercedesel on Renault's osalus ja autotootjana ja Renault on jälle Mercedes osalus, nii et niimoodi see käsi peseb kätt asi käib, aga tõesti, et auto on neil hea ja rada soosis seekord. Aga see, ütleme, Renault jõuallikaga ei ole viimastel juba tegelikult päris mitu aega tagasi ei olnud ka kõik tiimid rahul mäletavasti ju Red Bulli, Christian Horner, toonane Renault pealik, Cyril Abiteboul ei olnud parimad sõbrad. Pinget oli oma jagu toona. Üks jagu oli pinget ja miks nad üldse Honda peale läksid ja tänasel päeval on ju see seis, et mitte keegi teine peale Alpiini Renault jõuellikaid ei kasuta. Et jaa, nii, aga lähme pühapäeva, üks asi veel. Pikk õhtu või tähendab pikk päev olnud, nagu ikka lähevad sassi asjad, aga Mercedes mehed mõlemad said ka karistada ühe koha. Just, et tahtsingi selleni jõuda, et seal oli üks moment, kui mis seal oli, punased lipud tulid välja, mis see põhjus oli, mul on nüüd omal mälul. See oligi Okooni välja sõit, see juhtus nii-öelda teise sessiooni. See oli teise sessiooni ajal ja jällegi, et miks siis nii kaua molutati või milleks see kõik, aga see on nüüd FIA otsus, et nad said siis selle eest karistada, et nad läksid sellele kiirele sõidurajale, ehk see fast lane, liiga vara, lubatust varem. Läksid ootama seda Foori rohelist tuld. Mis on selles mõttes jälle veider, et kuidas Mercedes üks asja läbi laseb. Aga ma saan aru, et lasid vist läbi sellepärast, et nende senine strateegiapealik sel nädalavahetusel ei olnud kohal. Ta olid pojapulmad. Tema oli kodus purjus. Ja kohe kolinal... hea küll, ta ei olnud purjus, ilmselt ta loomulikult nautis pojapulmi, aga tema asetäita siis juhtis juga seal. Oli purjus. Jah, võt selle kohta... Ei, see igaks juks ei olnud süüdistus praegu. Aga täpselt nii ongi, et vaata sellistes situatsioonides tuleb see kogemus mängu. Sellepärast veel kord, et võistlusmäärustik, ma panen nüüd puusalt, kui ma õigesti mäletan, võistlusmäärustik selleks hooajaks on üle 100 lehekülje pikk. Tehnilised tingimused on ligi 200 lehekülge mahtu, pluss igasugu tehnilised direktiivid, bülletänid, bla kõik. Ja võistlusmäärustikus ongi erinevad situatsioonid kirjeldatud, mis siis peab tegema, mis järjestuses, kuidas. Ja pea ei ole ju prügikast. Sa pead ju kiirelt reageerima taolistes situatsioonides ja keegi peab nüüd olema see üks otsustaja, kes ütleb, et selles olukorras nüüd on nii. Aga siis see otsustaja ei olnud piisavalt materjali läbi töötanud. Täpselt, ütleme nii, et selle pärast makstaksegi suurt raha nii-öelda strateegilisele juhile, et tema lihtsalt teaks täpselt, läks nii on ju, ütleme nii, et valus õppetund ja õnneks ei olnud karistus Mercedes meestel liiga suur ka, mõlemad kukkusid ühe koha stardirivil on ju, et okei, ütleme nii, et lesson learned on ju, õppetund käes, et läks nii. Pühapäev, Refi info. Jah, Refi info, et sellel hooajal on siis Pirellil välja pakkuda 6 erinevat rehvisegu ja seekord olid kasutusel need kõige kõvemad. Et C1, C2 ja C3, nii et piltlikult öeldes siis mõnel etapil see C3, mis sellel võistlusel oli selle punase sõõriga, võib mõnel võistlus olla see kõige kõvem segu üldse.
ja stardis siis läksid keskmise seguga starti Leclerc, Hamilton, Alonso, Lawson ja Bortoleto. Kõik ülejäänud startisid pehme rehviga, mis minu jaoks ausalt öelda oli üllatav, et raske autoga pehme rehviga rajale. Aga mis veel huvitav, F1 ametlikul koduleheküljel tavaliselt tuuakse alati see võimalik võistlusstrateegiate kirjeldus ära ennem iga etappi. Ja seal oli toodud välja siis 5 võimalikku stsenaariumi ja vähemalt Ferrari ei järginud ühtegi neist. Nii et, aga põhimõtteliselt jah, et selle stsenaariumit järgi, et need, kes alustasid pehmega, oleks pidanud tulema siis esimest korda rataste vahetusse ringide vahemikus 10-16, keskmisega alustanud sõltuvalt sellest, mis nad edasi kavatsesid teha, siis väidetavalt ringide vahemikus seal 14-28, selline suur aken. See 28 oleks olnud siis, kui keegi oleks otsustanud ühe boksi peatusega sõita. Nii et jah, valdav osa startis pehmetega, kusjuures Verstappenil ja Tsunodal ei olnud uut komplekti võtta, nemad startisid siis kvalifikatsioonis kasutusel olnud komplektiga, mis olid 3 ringi sõitnud. Läheme stardi juurde. Oscar Piastri tegi hea stardi tegi ka George Russell, kes surus teda, aga Piastri suutis ära hoida, kes tegi väga hea stardi, Lando Norris. Just. Tõusis paar kohta, aga langes kuurimise alla, sest et oli, kuidas ma ütlen, positsioonist väljas. No ütleme nii, et lihtsalt öeldes jah, et tegelikult korraks oli õiges positsioonis, on ju, aga kuna see Bahreini siis stardisirg on natukene siis nagu allapoole kaldu, siis ju ta lasigi korraks siis jalapidurit vaha, veeres oma, ma ei tea, 10 sentimeetrit edasi. Ja selles mõttes, reeglid on reeglid, on ju, et kui sa oled rattad olid väljas, selles mõttes on ju eelis ka põhimõtteliselt sulle. Jah, seal on ju nüüd ühel hetkel koguni pikendati see kollane joon, mis seal esirataste telje pealt jookseb. See ongi tähis sõitjale, et ta oskaks positsioneerida autot õigesti. Ja sellest kollasest joonest oli ta üle, see ei olnud suur häda, aga just nimelt, et ta oli sellest rahvakeeli stardiruudust, sellest valgest kastist oli väljas. Ja kui ma õigesti mäletan, siis juhtus niimoodi, et ilmselt oligi teema selles, et ta pidurit piisavalt ei vajutanud ja ta parasjagu pani esimese käigu sisse ja auto nagu natukene nõksatas edasi. Ja sinna ta jäi. Ja tagant loomulikult telefoneeris kohe oma tiimile Verstappen. Õige. Verstappen oli parim vaade selles mõttes. Peab telefoneerima selles mõttes. Tänapäeval see on osa mängust. Vastupidi oleks täpsama. Absoluutselt, sellest pole mingit küsimust. Jah, aga selles mõttes, mina ütlen nii, et õigustatud on ju. Ma lihtsalt... Mind tõltas see, kui tuli see karistus 5 sekki, sellega läks ju mingi 10 ringi aega. Karistus enda enne kui see karistus välja uurimisega läks hämmastud pikk. Ma vaatan, et tegelikult mul on kirjas, et 3. ringil tuli see teavitus, et Norris on uurimise all. Ja siis karistus tuli kuskil 9-10 ringi paiku. Seal oli ju tõsi, seda esimest kordust näidati ka päris hiljem, mingi 4-5 ringil alles. Ütleme nii, et taaskord ütleme võistluse siis nagu ülekande kohta on ikka väga palju küsimusi. See hooaeg on ikka logisem. Ikka logisem, ja ütleme niimoodi, et see Bahrein paistab sel aastal üldse talvistest testidest alates selline omamoodi Bermuda kolmnurk olevat, et nüüd, kui jõuame ühel hetkel Russelli autotehniliste probleemidele, Russellil endal polnud vist mingit probleemi, aga autoga oli, et siis ikkagi meenutan seda, et talvistel testidel ühel päeval tund aega oli pausi, sellepärast et vool kadus ära ringrajalt. Lihtsalt, ringrada oli pime. Siis järgmisel päeval, kas see oli viimasel testipäeval, läks ka mingi tund aega kaduma, tõsi, kui see vool oli läinud, siis pikendati seda testipäeva. Aga järgmisel päeval stardifiniši kohtuniku see platvorm, mis konsoolselt on niimoodi raja kohal, selle üks klaaspaneel kukkus rajale. Mis toimub teil? Arusaamatu. Lisab punkan. Punk.
lihtsalt punk juurde. jaa, aga ütleme, et mille arvelt on mina olen televaataja. No aga sina ei näinud ju midagi televaataja. Tõsi, aga no huvitav ikka. Jah, aga nüüd jõuame selleni, et tõesti need kohtunike mõningad otsused olid veidrad ja nende otsuste langetamise kiirus ka, minu jaoks ka jättis soovida, et täpselt see Norrise vale start, no jumal hoia, seda oli ju kohe näha, seda mina väidan, et isegi stardifiniši kohtunik või see võistluste juht, kes annab starti, ta on seal üleval pukis, raja kohal ja Norris ei startinud ju kuskilt karutagumikust. Ei, seda... Ta ei olnud 20. koha peal, et täpselt ei näinud. Ta oli 5. Ja ütleme nii, et iga kordus, mis me lõpuks nägime, see oli ikka väga selgelt näha, et auto peatub, jõnksub edasi ja siis peatub uuesti, et see on nagu nii selge on ju, aga ja ma ütleks nii, et jah, et antud olukorras see 5 sekundit nagu oli suhteliselt kerge karistus ju, et teades McLareni kiirus, siis nad nullisid ära selle 5 sekundilise olukorra väga kiiresti on ju, et okei, oleks see nagu varem tulnud ja oleks nad pidanud kohe serveerimise iganes, siis see oleks nagu muutnud, aga ma ütleks, et see 5 sekundit päev nagu summarumis ei teinudki midagi Norrisele. Aga kus me sõiduga edasi lähme? Räägime Piastrist, Russellist, tagantpoolt. Mina mainiksin selle veel ära, et tegelikult esimese ringiga tegi, mitte esimese 3 ringiga tegid ikka hullu tõusu Beerman, kes tõusis 20. kohalt 5. See on ikkagi seal tagaotsas ka päris märkimisväärne. Ja siis jah, Norris ja ka Sainz tõusis 6. Beerman 15. Beerman 15. Ja Beerman startis ju viimaselt kohalt, ja samas Hadjar kukkus 16. omakorda, et Hadjaril läks start täiesti aia taha. Aga jah, sealt tagant õigemini eespoolt Piastri hakkas kohe kontrollima, Russell tegi jällegi väga tubli stardi esimese poole ja siis hakkas pihta see, et vaadata, kes millal nüüd lõpuks boksi hakkab minema, mis hakkasid tegelikult suht kiirelt peale, sest enam pehme rehvis ei kestnudki rohkem kui 10-15 ringi, et Piastri oli üks viimastest minu arvust ja tema jõud tuli vist äkki 13 või 14 boksi. No mul on kirjas, et 15. ringil tuli aga see oli muidugi ka huvitav, et mul on siin kirjas, et 4. ringil Hamilton teavitas oma tiimi, et rehvidel pole mingit haarduvust. See oli juba 4. ringil ja stardis ka Leclerc langes ohvriks ja oleks ole Norrisele, sellepärast, et tegelikult tal olidki rehvid olid kõvemad ja see pehme rehv hakkas kiiremini tööle. Ja see stardi osas tegelikult läks meelest Verstappen oli ka enda kohta väga tagasihoidlik start. Oli küll, jah. Kurtis ka pärast, et oli nii-öelda rehvidega hädas. Ja vot, eks on see olukord, et tema võib-olla teadis juba ette ära, et ei ole mõtet siin suruda ja putkida, et pigem lihtsalt korjab mingid punktid, et Verstappen teab, mis tema ja auto limiit on ja võib-olla võttiski eile lihtsalt natukene teadlikult hoidis end tagaplaanil. No Verstappen on juba pikalt sõitnud ju niimoodi, et või selles mõttes eelmise hooaja vähemalt teises pooles, et punktide peale. No täpselt jätkab selles seda, mis saab, korjab ära. Jätkab sama rada, on ju, et tal nagu ütleme, et ilmselgelt toimib see, et... Aga kui Verstappenist rääkida, siis 11. ring oli see, kui tulid boksi Norris, Gasly ja Verstappen ja see oli täielik hämming minu jaoks, et kas juba Verstappenil oli ka see lisatabloo või see oli Tsunoda? Ei, see oli Verstappen ja mõlemad sõitjad ühesõnaga, nende siis ütleme nii, et... Automaatne teavitussüsteem, millal tohib see foor ei töötanud, et see oli ikka täiesti hämmastav ja sealt alates tegelikult igasugused elektroonilised jamad teistel tiimidel hakkasid ka pihta tegelikult. Kas see läheb ka Bahreini Bermuda? No just, seda ma mõtlen jah, et mingi magnetväli seal on. Midagi veidrat sel nädalavahetusel see igatahes toimus. Ja see sama ju ka, et ajavõtusüsteem ühel hetkel oli otseülekandes enam ei toiminud mitte üksi otseülekandes, vaid ka need kommentaatorid, kes kohapeal olid hädas, vähe sellest, võistkond oli hädas, sellepärast, et mina olen sellist asja kogenud kommenteerides suurt võidusõitu eelmisel aastal Pärnus Audru ringil või Porsche ring, mis ta nüüd tänapäeval on. Ja seal oli samamoodi, et oli BMW kestvussõit ja üks ekipaaž ühtäkki sõidab üle ajavõtujoone, kõik on hästi ja siis, kui peaks järgmine sektori aeg tulema, siis kukub kolinal. Kukub.
võistlejate lõppu, ring saab otsa jälle, kolaki jälle oma endise koha peal tagasi. Täpselt sama süsteem. Ja siis ajamõtted said ühel hetkel aru, mulle polnudki vaja seda raporteerida, et mis see probleem oli. Algul nad olid ka segadused, mis mõttes, et et sõidetaksegi mööda nagu. Ma ütlesin, ei, tulge nüüd vaadake, et mööda sõidetakse küll, aga mitte niimoodi, et autod on ilusasti määrdunud mööda rada laiali ja siis 6 kukub äkki 18-ndaks. Et see on ebareaalne täiesti ja seal oli ju samamoodi, et ühtäkki Russell on teine ja siis kukub, pah, ma vaatasin ka, mis toimub. Ja see nagu nimi läks halliks seal ajavõtu monitoril ja jäigi halliks ja see tekitas probleeme, ütleme, nii konkurentidele kui Russellile endale selles mõttes, et Russell ise nüüd ei teadnud täpselt, tal see omal ka, see ajavõtusüsteem, nii-öelda manatakse tal sinna armatuurlauale vahe eelnevaga, et ta teaks, millal DRS-i kasutada, millal mitte. Sama kehtib tema tagasõitja kohta. Ja nüüd see süsteem enam ei toiminud, nii et ühel hetkel pidi siis võistkond teavitama, et kas sa saad kasutada või ei saa kasutada. Lisaks sellele oli veel see sama mingi magnetväli Bahreini Bermuda 3 nurk, eks ole, paneme 2 maailmajagu kokku seal. Russell ju tahtis võistkonda teavitada, et mingi jama on, vajutas raadioside nuppu ja DRS läks lahti. Ja kui jälle tähelepanelik poiss, eks ta tunnetas seda, nägi peeglist ja kohe lülitas välja ja võttis ka hoo maha, nii et takkajärgi jällegi ta oli uurimise all selle eest, et valel ajal, vales kohas kasutas DRS-i, aga tuli välja, et DRS-iga ta, kui ma nüüd õigesti mäletan, ta saavutas edu, see oli siis 2 sajandikku, aga tänu sellele, et ta võttis, ütleme 0,02 sekundit sai ta õitu ühel hetkel, aga kui ta seda märkas, et DRS on lahti, sulges ja võttis ka hoo maha, siis ta vastupidi jälle kaotas 0,28 sekundit, nii et see kaotus oli, ütleme, kordades suurem kui see võit ja lisaks sellele ta sõitnud ka kellestki mööda tol hetkel. Seega päästis ka karistusest lõpuks. Ja kui me seda raadiosidet kuulasime, siis Russellil ju ühel hetkel teda ju hoiatati, et sul võib seal see armatuur täitsa tummaks jääda. Aga stiilis, et aga sõida edasi. Pärast sõitu tuli välja, et lisaks sellele, et tal oli see armatuuri jama ja DRS-i jama, tal ka, tähendab tänapäeval vormel 1 autol ei ole ju mehaanilist pidurisüsteemi. See on see fly-by-wire inglise keeles, ehk siis see on elektriline, see pidurimehhanism ka, see piduriajam. Ja see töötas tal ka nii-öelda ebastabiilselt, et kunagi ei teadnud, kui ta järgmisesse kurvi pidurdusmaale lähenes, et mida see pidur nüüd teeb ja millal ta rakendub, kui pikalt see pedaal edasi läheb või sa oled ju täielik katsejänes seal. Pimesi sõitmine. Täiesti pimesi sõitmine. Ja ongi, täpselt seda kõike arvestades, mida Russell pidi tegema nüüd. See väike see oli kõik lõpufaasis, aga ikkagi. Ja see ebaeelis ka, et Russell oli pehmete rehvidega, mis olid, ta pidi pehmete rehvidega siis lõpuni välja sõitma kusagil 20-25 ringi. Keskmine eluiga 15 ringi. Selja taga Norris täiesti värskete keskmistega on ju. Ja McLareniga. Aga Russell hoidis ära. Kuidagi imekombel hoidis ikka ära selle teise koha. Ja tegelikult ju oli see ka, et Russell, Norris, Leclerc kõik pidid siis ju füüsiliselt nagu rooli peal muutma mingid seadid, et nende see DRS siis nii-öelda läheks siis FIA juhitavusest siis tiimi juhitavuseni, et nemad said siis kontrolliks. Lisaks selle kõigele, et sõida, siis tee veel mingisugune arvuti programmeerimine seal rooli peal, et üldse edasi sõita. Et mina ütleksin, et Russelli poolt tõesti hämmastav, et ta lõpuni jõudiski, et vähe sellest teisena. Oma ala tipud, aga kui sa selle rehvivaliku peale tulid, me nüüd ruutasime natukene ette seal sõidus, ühel hetkel tuli ju ohutusauto reaalselt rajale ja põhjus oli siis selles, et nii palju oli neid kokkupõrkeid olnud seal esimese kuni 4. kurvi vahemikuni, et sodi oli nii palju raja peal, seda siis koristati seal ja see oli siis selline boksipeatus, mida osa kindlasti ootasid, selline taevakingitus, aga teised olid selgelt kaotajad ja üks kaotaja oli kindlasti Antonelli. Absoluutselt. Kes oli mõni ring varem käinud boksis ja just pehmed alla saanud selles lootuses, et sellega ta võidab midagi ja see oli huvitav siis, et kui ma siin vaatan 33. ringil, riburada pidi, kõik tulid boksi ja siis 34. alles tulid vist Gasly, Ocon, Verstappen ja Tuhan ja Antonelli, vist oli nii. Ja kui nad siis kõik seal tiksusid selle turvaauto taga,
siis jube hea oli nagu kirja panna. Liider Piastri, kollase sööriga keskmine rehv, teisel kohal Russell, punase sööriga pehme rehv, kolmas Leclerc, valge sööriga kõva rehv, neljas Norris, kollase sööriga keskmine rehv, viies Hamilton, jälle valge sööriga kõva rehv ja kas Lii samamoodi, et ütleme põhimõtteliselt esinelikus olid, esikolmikus siis tegelikult olid kõigil erinevad rehvid all ja seda ikka naljalt võistluse lõpufaasis või isegi võistluse sees seda naljalt ei näe, et kõik 3 rehvisegu on kasutusel. Ja vot oligi siin, et Ferrari nagu, minule sõidu alguses nagu justkui nagu meeldis see, mida Ferrari teeb, et proovidki midagi täiesti teissugust, on täpselt nagu mida F1 nagu eksperdid ei osanud ennustada, aga selle samaga nad nagu tulistasid jalga ka endale. Et kui Leclerc siin toodib sisse, ütleme sõidu esimeses faasis, kusagil 18 ring või midagi siukest, siis tegelikult ta ju lunis ka seda, et mõtleme selle, et teeme nagu ühe peatusega, ma olen keskmist nad peadel vastu, et teeme ühe peatusega, et pangem siis pärast kõvadele, aga no ega ta seda päriselt ei öelnud, et ühe peatusega, aga plaan D on ju viitas selle. Delta ja no see on ilmselt siis jah, D või. Siuke nagu tõlgendamismoment. Ütleme niimoodi, et ta tikkus võistkonnaga vaidlema jah, aga põhimõtteliselt Leclerc, kes alustas keskmisega, siis oma esimese peatuse ajal nad võeti ju Hamiltoniga veel järjestikku sisse. Et mõlemale krutiti alla need keskmise kõvadusega rehvid ja tegelikult tol hetkel tuleb välja, see oli õige otsus. Aga nüüd takkajärgi tarkusena, mis ma veel tahtsin öelda, et kui nad seal turvaauto taga tiksusid ja Russell kurtis selle pehme rehvi üle, et kuulge, et 25 ringi on veel minna, et ei tea, kas teeb ära. Ei tea, kas teeb ära. Ja siis Norrisele anti teada, et Russell juba kurdab, siis see oli küll huvitav. Norris ütles, et see rehv on ju väga hea võidusõiduks, et see oli väga õige valik ja takkajärgi näeme, et täitsa hämmastav oligi õige valik. Aga see jälle minu meelest oli selline nagu ennast peksev Norris jälle on ju, et kohe oli vaja ei, mis ta nüüd ennast peksis, aga kuidagi küll ta saab hakkama, vaata, mina ei jää tal ette kuidagi enam-vähem sidagi. Ei ega ta ees ei olski tal, aga lihtsalt see oli temapoolne tõdemus, et jällegi selles mõttes huvitav, et need rehvi veel kord, see rehvi valik oli ju Pirelli valikust kõige kõvemate segud, et kuidas need võistkonnad siis, ütleme niimoodi, ma ütlen veel kord, et see, mis oli pehme segu sellel võistlusel, on paljudel teistel võistlustel see kõige kõvem segu. Kõige kõvem segu. Bahreini Bermuda. Jah, kuidagi siuke huvitav mõtlemine oli seal võistkondadel. Aga ütleme lõpptulemustest. Oscar Piastri kontrollis, hoidis ära, ütleme laiastastus oli kontrolli all, tal on nüüd 4-2 võitu, tal on 2 kvalifikatsioonivõitu ka, kiire ring ka nüüd seekord, sellest enam lisapunkti ei saa. Praegu, hea on öelda värske võidu pealt, aga Piastri tundub kõige parem pakett hetkel sõitja auto sümbioosis. Absoluutselt jah, ja ütleme, et mis eristabki teda Norrisest, minu meelest ongi see, et nagu siuke mentaliteedi küsimus on ju, et kui Norris teeb vea, siis täpselt siis ta jääbki sellele mõtlema, siis ta nagu ei saa üle sellest, aga Piastri, nagu Melbourne'iski nägime, et viga tehtud, selge, läheme eluga edasi, on ju, uus etapp juba ootab, et täpselt selline nagu külm kalkuleeritud lähenemine, mis Piastril on, ma ütleks, et see on see, mida on vaja, kui sa kavatsed nagu tõsiselt võtta seda tiitliheitlust. Et... ja ütleme seal Melbourne'is ka, et siis kui ta seal rajalt väljas käis ja peaaegu ringiga maha jäi, ennem kui ta sealt puruväljadelt minema sai, eks, ta ei lagunenud laiali psühholoogiliselt. Vastupidi, ta ju tuli hirmsooga tagant. Tuli viimase ringil veel Hamiltonist mööda. Ja tuli punkti kohale, vähe sellest mitte punkti kohale, vaid võitis koguni 2 punkti ja 9. tuli lõpuks, et just, et selline psühholoogiline tugevus on praegu just selle Piastri poole peal. Mul on Norrise puhul endal kuidagi mingi teooria, et tema on ju öelnud, ma ei mäleta, kas see oli nüüd Hamiltoni või Maxi kohta, võib-olla mõlema kohta, et tal on kõige kiirem auto, peabki kogu aeg võitma. Et nüüd, kui ta ise ei ole seda suutnud sellega, kas ta äkki kuidagi, ma ei tea, see ka kuidagi
närib teda või? No võib-olla jah, et sisimuses nagu on see, et ise oled ju öelnud, on ju, et nüüd vaata, et no ma arvan, Norris on selline vend, kes kindlasti loeb ka nagu igast nagu fännide arvamusi ja tagasidet ja noh, praegu ta on ju meil selline vormelimaailma peksupoiss on ju, et kuigi me räägime F1-sarja liidrist. Aga noh, ütleme, et jah, et no ütleme ka Norrise kohta, et omad vitsad peksavad on ju, et mis sa oled kunagi öelnud on ju, siis nüüd on nagu su vastu, et noh. Muidugi see on see, et meie siin targutame, me ei tea tegelikult midagi. Nojah, aga mis me ikka teeme? Targutame ka. Aga selle kohtunike koha pealt veel ja kui Norris meil jutuks on, vaatan siin oma seda spikrit, et üks situatsioon oli küll imelik, enne kui ma täna siia stuudiosse tulin, siis ma vaatasin veel selle sõidu kokkuvõtte ka kiirelt üle, et Norrist sunniti seal koht tagasi andma Hamiltonile, kui ta oli teinud seal möödasõidu 4. kurvis ja väide oli siis selline, et noh, et ta nagu saavutas edu ületades rajapiire. Ta võib-olla läks isegi mõne sentimeetri üle selle valge joone, seal 4. kurv on paremal, eks ole, aga tegelikult ta oli juba ammu möödas selleks ajaks Hamiltonist, et ei olnud sellist asja, et ta sõitis nii-öelda kurvid sirgeks, eks ole, et ta see läbi nagu sai mööda, seal oli selge kiiruslik vahe, et noh, andis koha tagasi, me ei tea, kas noh, see oli võistkonna otsus, eks ole, et anna koht tagasi, aga noh, mõni ringi hiljem oli ta uuesti möödas ja selgelt möödas, sellepärast, et Hamilton oli hädas nende kõvade rehvidega Norrise vastu, et jah, selline, seda nüüd ei tea, mida see kohtunike brigaad oleks siis teinud, kui ta poleks seda kohta tagasi andnud. Nii, kas sõidust veel midagi või räägime MM-sarja üldseisust? Mul on üks küsimus teile. Ütleks veel nii, et Tarmo mainis siin Antonellit ja ma tahaks ka lihtsalt öelda, et tegelikult täiesti super sõit Kimi poolt, et ütleme, et kuniks turvaauto või noh, turvaautole eelnät halvasti ajastatud boksipeatus oli tema ka ju kinnalt liikumas siin 4.-5. koha soonas ja minu meelest tegi ta, ütleme nii, et sõidu parimad möödasõidud tegi Antonelli, et noh, super tulemus, 4. etapp on ju ja ma ütleks, et see poodium aina läheneb, et ta ikka, tema nagu aina rohkem avaldab muljet ikka. Jah, ja ütleme, sellist küpsust näitas ta sellega ka, kui seal oli üks situatsioon, kus 10. kurvis, vasak terav kurv seal, Sainz läks temast möödasõidule, siis viimsel hetkel ta hoidis selle kokkupõrke ära, sest Sainz nagu sukeldus ja kokkupõrget ei toimunud, et selles mõttes tõesti tuline kahju, et see turvaauto tuli siis rajale, kui ta tuli, et selle koha pealt noh, ei jäänud võimalust Antonellil punktidele sõita, aga mis veel sõidust? Lõpuprotokolli kui vaadata, siis noh, Hamilton lõpuks tõusis ikkagi 4 kohta stardiga võrreldes, aga mis eriti märkimisväärne minu meelest, noh, peale selle muidugi, et Tsunoda ka tõi punkte koos Verstappeniga Red Bullile, aga Ocon punktidel Haasiga tõusis 6 kohta sõidus ja Berman Haasiga 10 pluss 10, või tähendab, tõusis 10 kohta, ta startis viimaselt kohalt. Et ja küll, see turvaauto nüüd segas kaarte, aga ikkagi Haas midagi on teinud õigesti ja Haasi auto põhimõtteliselt ikkagi liigub, ta on päris tugevas positsioonis keskmikulgas, hooaja algul vähemalt. Ja seda näitas ju ka see Bermani esimese ringi tõus. Tema on konkurentsis ja auto on konkurentsis. Et ja, Haas on väga tublit alustanud. MM-sarja üldseis. Norris 77, Piastri 74, Verstappen 63, Russell 69, vabandust. Russell 63. Kas meil hakkab kerima 4 mehe tiitleitlus? Loodame, ütleme nii, et noh, McLarenites ma olen kindel, et nemad nagu jätkavad sama, isegi Russellis ma võin üsna kindel olla, et tema nagu toob ikka neid poodiumi kohti. Ja Max võtab selle, mida võtta on, et olgu see, noh, kui see on esimene koht on kandikul, siis ta võtab selle ära ka, et tahaks ju loota küll, et meil tuleb nagu siuke tiitliheitlus. No 4 sõitjad, 3 eri tiimi. No vaata, see hooaeg on alles noor, nagu öeldakse, et tegelikult mina ei kannaks maha ka Leclerc'i ja isegi mitte Antonellit ausalt öelda, kuigi punktivahe hetkel on päris suur, aga Antonelli on mind igati positiivselt üllatanud, sellepärast nii noor poiss esimest hooaega vormel 1, vähe sellest, et vormel 1 ta on ikkagi Hamiltoni asemel seal Mercedeses ja tegelikult ega ta minu jaoks ei ole põrunud nende 4 etapi. Ei, vastupidi. Eks ole, ja noh, selleks etapiks nüüd tõi
Ferrari uue auto põhja, mis nende pinnaefektiga autode puhul on ääretult oluline, mõlemad nii Leclerc kui ka Hamilton väitsid, et see töötab, lihtsalt nad peavad rohkem sina peale saama, et asi on meil liiga uus, et Leclerc'i 3. koht ju kvalifikatsioonis näitas ka seda, et tõmbaski jänesemütsist välja, et Leclerc võib ju öelda, et ta on seal see Bahreini spetsialist, aga Leclerc on kõva poiss, et siin pole midagi öelda ja veel nii palju nüüd takkajärgi, mis seal uudistest on läbi jooksnud, Hamilton on nüüd tunnistanud, et midagi ei ole teha. 12 aastat Mercedeses on lihasmällu jätnud oma jälje, et väga mitmeid asju peab ümber õppima, seal ongi nüanssides, saatan peitub pisiasjades, eks ole, muuhulgas pidurite tarnijad on erinevad, kes oli Mercedesel ja kes on nüüd Ferraril, pidurid toimivad erinevalt. Samamoodi, mida ma ise spekuleerisin siin hooaja algul, jõuallikas. Ta on kogu oma karjääri sõitnud Mercedese jõuallikatega. Olid sisepõlemismootorid ainult, nüüd on see hübriid, aga ikkagi. See Ferrari oma toimib teisiti. Ja nagu me teame, kes on rohkem uurinud, tal ju roolgi on nüüd tehtud põhimõtteliselt selle Mercedese rooli koopia, sellepärast et lihasmälu on see, mis on oluline nende kiiruste juures. 12 aastaga jääb nii mõnigi asi, kuidas ma ütlen, külge. Ja nüüd on Hamilton tunnistanud, et paraku läheb aega, et lõplikult kohaneda. Aga Hamiltoni kohta ongi see, et ise juba see hooaeg, kui ta leiab selle nii-öelda magusa koha, siis ta teeb ka, et ta on ju sprindi võitnud tegelikult. Hiinas võitis. Et ma arvan, et kui läheb aega, aga kui ta leiab selle õige seadistuse, siis ta on ka ees otsas, et ütleme, et meil on väga palju põnevust ja mina tahaks küll, ja ma isegi natuke usun, et meil ongi 4 autot, kes iga etapp võitlevad siin võidu eest, sest et ka siin oli ju see, et vabatreeningute järel me rääkisime, et tegelikult McLarenid võtavad ju Lebolt ära, et Norris siin rääkis, et mina ei imestaks, kui Oscar siin ringiga kõigile teeb ja enam-vähem niimoodi, aga ei ole mingit nii suurt ülekaalu, et see 15 sekundi puhver tuli ka pigem sellepärast, et Russell ja Norris olid ju sügavasõitus üksteisega ja Russell veel omakorda maadles autoga, et aga tegelikult see 15 sekundiline vahe tuli ju 25 lühikes aega. Et selles mõttes see ülekaal oli ikka mäekõrguna tal. Nii, tahtsid rahaasjadest rääkida? Ma mõtlesin et poisid teeme need rahaasjad nüüd selgeks, eks ole. Oleks aeg. Oleks aeg, jah. Võtame rahakotid lauale. Teeme rahakoti rauad lahti ja räägime asjad selgeks. Et millest see teema ajendatud ongi sellest paljudele ootamatust sõitjate vahetusest seal Red Bullis ja sellest raha jagamisest, mis me oleme siin nende hooaegade jooksul nüüd rääkinud ka, mis me teeme 3. hooaega teeme saalt, jah? Et jällegi lekitatud andmed. Siis mul on nüüd selline spikker ees, mis räägib siis raha maksmisest Vormel 1 võistkondadele 2025. aastal. Et palju on räägitud sellest kurikuulsast Concordi lepingust, mis võistkondade vahel on sõlmitud ja mis nüüd uus kohe peaks saama sõlmitud järgnevaks kas 4 või 5 aastaks vist. Ja väidetavalt on juba põhimõtteliselt kokkulepped olemas. Aga mida selle kokkuleppe siis endast kujutab peale selle, et esimese 10 vahel hooaja lõpus kujuneb välja siis järjestus, või tähendab, 10 võistkond on sel hooajal, järgmisel aastal on 11. Nendel siis kujuneb välja see pingerida ja vastavalt sellele, millisel kohal keegi lõpetab, saab ta raha hooaja lõpus. Aga mis seal veel on huvitavat, et selle hooajasisese võistluse kõrval käib veel üks raha jagamine, mis võtab arvesse viimase 10 hooaja paremad tulemused. Kusjuures igast hooajast võetakse 3 esimest ja nad saavad siis vastavalt seal punkte, hooaja kokkuvõttes parim 3 punkti, teine koht 2 punkti, 3. koht 1 punkt. Ja nüüd, et pead veel rohkem sassi ajada, siis sellise punktisüsteemi alusel nüüd viimase 10 hooaja 5 paremat pannakse järjekorda. Igal hooajal saab 3 paremat, saab ainult punkte. Aga nüüd 5 paremat pannakse järjestusse ja neile jagatakse ka raha. Ja siis on veel 3. grupp, kuhu kuulub ainult Ferrari, kes saab raha
ajaloolise panuse eest. Sisuliselt olemise eest lihtsalt saavad ei, ajaloolise, ära ütle niimoodi, ajaloolise panuse eest, et ta on ikkagi algusest peale sarjas olnud. Käed eemale Ferrarist. Ei, ma ei olnud midagi, mulle meeldib Ferrari. Las nad olla. Ja nüüd lühidalt kokkuvõttes siis, ma natukene ümardan siin, Ferrari sel aastal oma ajaloolise panuse eest, need numbrid või summad on siis dollarites, saab suurusjärk $63 miljonit, ainult selle eest, et ta on vormel 1 kõigil hooaegadel kaasa teinud. Väga õige. Ainus tiim. Siis see edu preemia nüüd nende 10 viimase hooaja eest on tal sel hooajal suurusjärk jälle ütleme 67 miljonit. Ja eelmise aasta konstruktorite karikaarvestuses teenis ta 124 miljonit, nii et kokku peaks tulema kuskil 255 miljonit, mis talle siis makstakse välja selle Concordi lepingu alusel sel hooajal. Abiks ikka. Ja sellega ta ongi selle rahatabeli tipus. Teisel kohal sel aastal on Mercedes, kellel nagu ülejäänud 9 võistkonnal mingit ajaloolist panust ei hinnata, aga selle viimase 10 aasta boonus on neil 92 miljonit ja eelmise aasta eest 93, siis eelmise aasta eest 107, nii et kokku tuleb kuskil 210 või midagi taolist. Kolmandal kohal summaarselt on Red Bull, kes 10 aasta eest on saanud 72 miljonit, eelmise aasta eest 115 ja kokku tuleb siis mingi 187, 185 midagi. McLaren on 4, tema on viimase 10 aasta eest saanud 17 miljonit, eelmise aasta eest 33 ja siis tuleb seal kuskil 150 miljonit kokku. Ja nüüd ongi see, et McLaren küll eelmine aasta konstruktorite karika võitis, aga kuna ta viimase 10 aasta jooksul nii väga edukas ei ole, siis seetõttu on ta üldraha jagamises alles 4. kohal. Ja teistest siis teeme lihtsalt selle üldsumma, nende koha pealt tükk aega polegi midagi rääkida, kuni jõuame Williamsini. 5 on Aston Martin, jämedalt 100 miljonit saab sel aastal, Alpine 6, 90 miljonit, Haas 7, 82 miljonit, Racing Bulls 8, 74 miljonit ja nüüd Williams, kellel ikkagi on viimase 10 aasta eest ka midagi saada. See on siis 4,2 miljonit ja kokku saab tema siis ütleme 70 miljonit sel aastal ja kõigi sabas on Sauber 58 miljoniga, nii et ääretult oluline on ikkagi see, et sa oleksid konstruktorite karikaarvestuses edukas ja veel kord, et kuskilt ei jookse see läbi, vähemalt lekitatud andmetel, et see individuaalne meistritiitel midagi võistkonnale annaks. Loomulikult, mida kõrgemal sul sõitjad on, seda parem, eks ole, aga summa summarum nagu nägime eelmine aasta, et kui sul ikkagi üks tuleb maailmameistriks ja teine on ei kuskil, siis konstruktorite karikaarvestuses sa ka oled alles 3. Otse loob sükse huvitava paradoksi on ju, et iseenesest nagu premeeritakse nagu tulemust on ju, aga kui sa oled Sauber on ju, tahaks nagu ülespoole areneda, aga kuidas sa saad, kui sulle vähem raha makstakse on ju, et see on nagu loob sükse keerulise olukorra. Sellepärast ongi see eelarve lagi pandud, mis on kõigil 135 miljonit, kust on siis väljas sõitjate palgad ja 3 võistkonna tipptöötaja palgad peale sõitjate. Need ka ei lähe sinna arvestusse. Ja siis on see mäng, et vastavalt sellele, millisel positsioonil sa konstruktorite karikaarvestuses eelmise hooaja lõpetasid, saad sa tuuletunneli aega rohkem, kui sa oled tagaotsas. Ja sa saad ka seda arvutisimulatsioonide aega rohkem, kui sa oled tagaotsas. Aga nüüd ongi jälle see, et see aeg tuleb ju ka kinni maksta. Ja täpselt, jah. Et sellised need mängud on ja nii on kokku lepitud. Väga huvitav, vähemalt on Ferrari tipus, see mulle meeldib. Üks tiitel, mille Ferrari võidab see aasta. Selle ma võtan vastu. Nii, nädala pärast oleme taas eetris Saudi Araabia GP. Meil on tulnud ka küsimusi, aga ma võtaks neid järgmine kord, ma vabandan jälle kõigi ees, natuke minu pärast, natuke aeg surub, et järgmine kord on natuke rohkem aega, et siis võtaks kõik küsimused ka ja jõuame teemadest jälle rääkida, et Saudi Araabia järgmisel nädalal, mida ootame? Sama, mis see nädal. Et suuresti... Sina tahad Piastri-Võitu, seda ma tean. Muidugi tahan Piastri-Võitu, see ei ole üllatus, aga selles mõttes, eks need jõudude vahekorrad ilmselt suures plaanis saavad ju suht samad olema, et kes võib-olla natuke jälle seadistusega täppi paneb rohkem, aga eks meil
on ilmselt siin 3-4 tiimi, kes on rohkem võidukonkurentsis ja tagapaal on selles kõik väga võrdne, et nüüd ongi ju kõik tiimid punkte skoorinud peale 4. etappi juba. Ja Alpiin ju sai, kes Alpiin sai, jah, et selles mõttes täiesti põnev ju, mis meil toimub ja me ei saa ju öelda, et keegi nüüd siin nagu keskvälja tiimidest selgelt parem on teistest, et ma arvan, et tuleb selles mõttes sarnane tiksumine või sarnane minek praegu olnud etapil, et põnev. No põnev tuleb juba sellepärast ka, et tegemist on sisuliselt ju tänavarajaga ikkagi. Kuigi ta oleks justkui osaliselt nii-öelda päris ringrada, aga sõit käib ju betoonseinte vahel, nii et see tekitab jälle oma teatavaid ootusi ja lootusi paljudele, et kas ja millal tuleb turvaauto rajale. Ja ma mäletaks, eelmine aasta on vist olnud seda ka, et seal pole isegi käinud turvaauto rajal ja teisipidi on pead ei anna. Ja, et teisipidi on olnud seda, et ta on sunnitud korduvalt rajale tulema, kui keegi jälle seina sõidab, nii et seal võib tulla üllatusi, aga ei pruugi tulla ja mis jällegi oluline teada, et meie jaoks ääretult heal ajal, õhtul kell 8 ja kõige olulisem vabatreening, mida jälle seekord ka F1 TV, siis kordan veel kord, kommentaatorid ütlesid, et see teine vabatreening on kõige tähtsam ja kõik, teine vabatreening algab kell 8, kvalifikatsioon algab 8 ja võistlusstart antakse ka kell 8. Nii et igatepidi meile vaatamiseks selline soodne aeg. Absoluutselt. Seniks aga kõik head ja ilusat kevade jätku. Nautige ilusat ilma. Nägemiseni. Delfi vormel 1 podcast ringiga ees.